ma saan ehitada oma pooleldi unistuste autot täpselt enda visiooni järgi, aga ma ei pea eelarve pärast muretsema. See on sinu mure ju. Oranž BMW valmis meil. Ja see oli major tujurikkuja meestele. Toomas peale esimest katset ütles mulle, et Sam, ära teisele katsele mine, et ma tahan ka kord elus võita. Ja vaatajad kirjutavad kommentaaridesse, kas tahavad mind näha rajal või mitte. Ja siis ma niimoodi naljaga pooleks ütlesin, et tead, Raul, et meil on praegult safe mode alles, et me alles hakkame peale keerama. Ja mis siis juhtus see, et tere jälle. tere! Nüüd kellele nädal, kellele 15 minutit möödas. Lähme nüüd edasi. Klassikaline kalibiraam, kere oli otsas ja siis sai ostetud üks sinine MR2. Jah. Ja kuidas sealt siis asi edasi läks? Sealt lõppkokkuvõttes läks väga lappama, aga kuidas nagu see auto, kui sa ostid, siis ta oli stokk täiesti või oli juba midagi putitatud või? No nagu ma rääkisin, eks ju, et saatuse kombel õnneks nagu mitte 200 SX, vaid MR2 sattus. Sest 200 SX ka väga-väga meeldis, aga MR2 on ikkagi see, mis mulle täna kindlasti meeldiks rohkem. Ja kui ma seda autot nagu otsisin või taga ajasin, eks ju, ega siis mul ei olnudki nagu kiirendus enam põhiliselt mõttes. Siis mul olid mõtted juba rohkem nagu rajasõidu poole suunatud. Ringraja. Ja, mitte ringrada, päris nagu suurt ringrada sõita, see on midagi täiesti oma ette. Et see on eraldi võidusport, eraldi ala täitsa. Aga just nagu selline rajasõit nagu aja peale, eks ju. Et mingi open track algatuseks ja siukest, sellist tüüpi asja. Et hakata harjutama kurvisõitu, see kuidagi, mitte et nüüd kiirenduses olen kõike näinud, eks ju, aga kiirendusega mul tekkis nii palju uut klientuuri, et ma sain selle kiirendusega tegeleda endiselt edasi, aga natukene kõrvalt. Jaa, teistmoodi. Teistmoodi tehnilise poole pealt, mitte ise kaasa sõites enam. Jah, ühtepidi ongi hea, et nagu ühtepidi, mis on äge kliendi asjadega tegeleda, on see, et nagu ma ise ka ühele kliendile ajasin, et ma saan ehitada oma pooleldi unistuste autot täpselt enda visiooni järgi, aga ma ei pea eelarve pärast muretsema. See on sinu mure ju. et see on ühtepidi, see on nagu kliendi asjadega äge, kuigi osade kliendi asjadega on see, et väga paljudel klientidel on väga konkreetne enda soov, suund, ja siis sa pead nagu seda ajama, aga et vahest osade asjadega ongi just see, et saadki teha seda, mis sa tahad, ja sa ei pea muretsema niinimetud selle pärast, kas on isiklikult võistluse eelarve olemas või see jupi eelarve olemas, või see on nii-öelda teise mehe mure, aga see selleks. Nii. Jah, kliendid on erinevad kõik, et keegi usaldab sinu kogemust, tellib konkreetselt sinu kogemused, sinu teadmised, eks ju, mõni on nagu väga teadlik ja ütleb sulle suuna ka kõik asjad ette täpselt, mida sina tegema pead, et see nagu kontseptsioonid on erinevad. Aga jah, MR2 siis ja kohe ostes samal suvel käisin ka Open Trackil. See oli jah vabalt hingav, neid Euroopasse turbokana ei tehtagi. Selle auto, ma korra segan vahele, et selle auto sa leidsid Eestist või pidid kuskilt Euroopast tooma või? Sellega oli niimoodi, et mul üks sõbrapoiss teadis, et ma otsin MR2 või SX-i, helistas mulle või kirjutas või helistas, ma ei mäleta, umbes reede õhtul ja reede õhtul ma juba sõitsin Leedu poole. See oli jah Leedus ja arvan, mis mu esimene küsimus müüjale oli, kuidas on kere. Eelmise autoga oli hea kogemus all. Ja mul tegelikult oli täitsa ükstaskõik, mis selle mootoriga seal on. Et ma teadsin, et ta nii vabalt hingavaks ei jää. Minu jaoks oligi oluline, et kere oleks hea. Ehk hea toorik. Hea toorik, just. Aga ma suutsin sellega ise omal jalal koju jõuda, Tallinnasse sõita.
et üsna palju olen neid lugusid kuulnud, kus Leedust tulles, ma olen isegi näinud ühte teist autot tuues Leedust, kus samal ajal sõidan välja ja juba seal mingi kilomeeter maad eemal auto juba seisab tee pervel, eks ju. Et Leedust võib igasugust kräppi saada, aga jah, sellel kõik oli enam-vähem, et piduriklotsid võib-olla vahetasin ära, mingisugused enam-vähem rehvid sai alla ja läksin juba proovima. See oli Audru vana rada oli siis ja ütlen ausalt, väga keeruline oli selle autoga sõita. Täiesti teistmoodi, kuigi ta tundub, et ta on nagu siuke nagu kartauto natukene, et väike madal keskmootoriga ja nii edasi, aga esimesed paar sessi ma ei saanud nagu selle autoga üldse kuidagi hakkama, muudkui spinnasin ja külg tahtis ette minna aga siis lõpuks hakkas nagu kuidagi tulema see asi, et seal tuleb see nipp kätte saada, et keskmootoriga on natuke teistmoodi sõitmine. Aga sealt siis kas vabalt tingimuna kiirendusrajal, ma arvan, et sa ei käinud seal? Ei. See nagu ma ütlesin, et ma ostsin ta rohkem nagu raja mõttega ja seal ei olnudki plaanis sellega kiirendusrajale üldse tulla. No, niimoodi kohe. Jaa. Okay. Aga sellega juhtus, et ikkagi see sinna jõudis. Jõudis ta tänu sellele, et mul tekkis selline klient nagu Jevgeni Polankin. Paljud Eesti kiirendajad tunnevad. Nissan 200 SX. See kere sõidab nüüd uuesti Eesti radadel. Aga siis, kui ta minu juurde tuli, siis see oli tänavaauto, rohelist värvi, tänava 200 SX S14A. Ja minu juurde ta tuli blow-off näpus. Oli selline tuulingu ettevõtte või firma kauplus, ütleks mina. Xenon Eesti, mingi selline. Ja see pole kuulnudki, jah. Xenon Eesti ja sealt ta ostis Apexi, Jaapani toode siis, Apexi firma, eks ju, Apexi blow-off klapi. Aga seal oli ainult pood, nad paigaldada ei saanud, siis ta tuli meie juurde, et kas me saame paigaldada. Me natuke naersime, paigaldasime talle selle blow-offi siis kuidagi sinna. Ja siis nädala pärast oli tagasi, kas midagi sellist ka saaks teha, mis autot kiiremaks, paremaks teeks. Sest et sellest blow-offist ei ole mitte midagi kasu. Peale selle, et ta natukene mingit susinat teeb. Ja siis Jevgenile sai tehtud sellised klassikalised asjad, väljalase, interkuuler. Ja vot seal ma juba tegelesin selle softi poolega natukene ise. Aga tead, ma arvan, et Jevgeni autos me räägime ka pärast poole. Okay. Et ma eeldan, et see jutt, millest sa alustasid, vist läheb sinnamaani, et Jevgeni sõitis ju sinu autoga mingi. Ja. Sellepärast ma hakkasin Jevgenist rääkima üldse, et kuidas, mis põhjusel minu MR2 üldse kiirendusrajale jõudis. On see, et Jevgeni auto siis mingi hetk mul tõesti, see oli nii ammu. Andeks mulle, eks ju, aga natukene aastad võivad sassis olla, et me käisime tema autoga siis, kui ta tänava konditsioonis oli, Nissaniga kiirendamas 2000, ma ei tea, mis see võis olla, 7, 8. Jaa, 7-8. Midagi sellist. Siis ta oli veel ma mäletan Audi klubi Drag oli mingisugune, kus me sõitsime ja mingisugused see oli veel kas oli ka Speedest seal, kus Marko Märtin tegi õudsavari koos Michael Parkiga. Ma mäletan samal päeval oli kiirendus Kelsis. Siis me olime meil alles 2009. Ma niimoodi nii täpselt ei mäleta, aga mul just tuli lihtsalt see meelde, et meil alles käis ju Eero Pesurkülas ja Eero tõi 3 CD-d ja seal oli 2007-2008 aasta materjal, pildid ja videod ja seal ühes videos minu meelest oli ka Polankin rohelise Nissaniga nagu pigem tänavakonditsoonis, aga tundus juba mingid torud olid nagu sees ja slick all. Lihtsalt sellepärast tuli see 2007-2008 meelde, et see on see ajastu. Aga seal juhtus selline teema, et siis tegelikult selle Nissaniga
edenes päris hästi see progress, eks ju. Mhm. Et ma nüüd ei mäleta täpselt jälle, mis aegu ta sõitis ja 2009 oli see AC Drag, kus me käisime 2 autoga. Mhm. Markel Voidi Supraga, Markel, Mhm. mis oli ka meie ehitatud, ja siis Jevgeni Polankini selle rohelise tänava konditsioonis Nissaniga. Et Markel võis sõita kõrget 10 äkki Jah, ja Jevgeni sõitis madalat 11. okei. Selline, Kas isegi Markel juba sellel ajal juba 10 keskel polnud omadega? ei, siis Okei, veel ei olnud. okei. Siis veel ei olnud, see auto oli siis punane veel. Ma räägin, sinna jõuame. Ah, Aga jah, siis ja kuna selle Nissaniga edenes ka päris hästi, eks ju, tulemused tulid, paranesid kogu aeg, siis ja Jevgenile see meeldis. Ja see ala hakkas nagu nii meeldima. mhm. Ja otsustasime, et hakkame seda autot nagu tõsisemalt ehitama. Mhm. Ja siis see auto tuli tuppa, Noh, siis ta ühesõnaga, tal oli pikk ehitusperiood. pikk ehitusperiood ja me hindasime oma võimeid üle kõvasti ja vaatasime, et see auto valmis ei saa. Ja siis mõtlesime, et nagu asendusautona võtab, MR2 on peaaegu nagu sõidu valmis, eks. Ma tellisin sinna Malaisiast pooliku auto turbotehnikaga. Okei. Kuna seda turbotehnikaga MR2 tehti ainult Jaapani siseturule, UK-sse ja USA-sse. Vasakpoolse rooliga turbo MR2 eksisteeris ainult USA-s. Okei. Ja üks paha lugu Euroopa MR2-ga on veel see, et nad on kõik targad, mis mulle üldse ei meeldi. Aga on nagu on, tellisin selle Targad ehk targa katusega. targa katusega. Jah. Igaks juhul. Sihuke poolik kabriolett. Et siis sai turbotehnika sinna tellitud ja vahele pandud kohe natuke parem turbo sinna ja progeaju. Voot, siis oli juba progeaju ajastu. Kas siis oli Autroonika? Autroonika oli esimene, just. Ja siis Jevgeni panime pulti, tema sõitis sellega. Jah, seda testamit on vaja. Muidugi seal olid üsna kitsad istmed sees, minu järgi ostetud, eks ju, sinna ei mahtunud ka suuremad ja üldse auto pisike, eks ju, Jevgenil oli seal päris raske olla, aga mahtus kuidagi. Ja siis see oli Tuning Hits Race, sihuke võistlus oli Haapsalus 2008. 2008 ja seal sõitis Jevgeni 11.3 või midagi sellist ja Marke, kusjuures üks huvitav sõit tuli veel. Täna hommikul vaatasin spetsiaalselt järgi. Markel on Supraga sõitnud 2007 Eesti B-klassi rekordi, mis oli 10.5. Okei. Oot, ehk siis 2007 oli 10 keskel. Jah. 10.5. Siis ma ütlesin õigesti, sest et Ta kinkis selle medali mulle, see on minu käes, et sealt medali pealt vaatasin 10.5. Sest et ma ei tea, miks mul on mälestus, kas 2008 või 2009 samamoodi Tuning Hits võistlusel Kaido Krumm sõitis 892. Täpselt nii. Jah. Ja back-up'is selle ka. Jah. Ehk siis Xenia sõitis 11 midagi minu MR-iga, Markel sõitis 10. Markel sõitis juba 9. Siis ta sõitis juba 9. Ja 2008 oli see aasta, kui tuli Kaido Krumm BEM-iga, mis oli ka ES-is ehitatud või ütleme nii, et mitte algusest lõpuni ehitatud, vaid lõpuni viidud. Sest et see auto tuli poolikuna meile. Ma ei teagi, kuskil Norras vist ehitati seda. Oota, aga sinu MR oli lihtsalt see MR-i originaal
turbomootor peale pandud, natukene ägedam turbo, Autronicu aju, korvistmed olid, juba mingid torud olid ka sees mõeldud. torud ma tegin ka sinna vist, jah. Ja see sõitis madalat 11. Esimene võistlus ta vist sõitis äkki 11.7 või midagi sellist, aga ma räägin, mul on need võistlused natuke nagu sassis, et millisel võistlusel ja siis ühel esimestest võistlustest ka läks mootor tal ja siis kuna me sõitsime originaalpihustitega, ma ütlesin, et turbo läks, eks ju, ja proge aju ja siis me push isime nii palju, kui sealt tuleb, eks ju, aga originaalpihustid olid 5,5-sajased. Ja põhimõtteliselt terve raja sõitis niimoodi, et pihustid 100% lahti. Et kuumenesid üle ja hakkasid lollusi tegema ja siis üks silinder või 2, ma ei mäleta, läksid liiga kuumaks ära, sulas seal midagi sisse ja siis tegime sinna parema mootori. Okei, ja selleks mootoriks nagu sama platvormi mootori lihtsalt nagu edasiarendusena või läks mingi? No ütleme jah, ikkagi sama 2-liitrine 4 silindrit, eks ju, lihtsalt paremad tükid sisse natukene ja see on suht standardlahendused kõik. Et siis läksid juba normaalselt mõõtu pihustid ja siis ma käisin, siis oli kombeks see, et ikka oli vaja öösel vara, kuni võistluseni välja ehitada. Ja otse garaažist, sul on see väga tuttav teema siiamaani minust. Kahjuks küll, jah. Et see vaata, ühtepidi me saame paralleele tõmmata, et ma pean aitama osad kliendiautod õigeks ajaks valmis rajale ja siis jääb see väikene auk, kus selle enda omaga mängida, et siis rajale saada. Ja siis tavaliselt ta kipub nii minema. Ja selle uue setupiga siis nii-öelda sellega jällegi ei mäleta, mis võistlus see oli. Jevgeni sai parimaks ajaks 10.7. 10.7. Ja. Aga siis oli ju Drag Slick ikka all ja... Siis oli ET Drag. Okay. Kuidas seal Mikki Thompsonil oli? Drag? Drag Slick ja... ET Drag vist oli nii. Siuke väikse kerge soonega. Jah, ta on niimetatud siis tänavalegaalne Drag Slick. Ja tänavale sellega ei tahaks minna. Jah, no aga Ameerika on Ameerika, vaata, et see on sealt tulenenud. Saaks Dragsteriga purksi minna ostma. Jah, siis see ET Drag ta on gramm tugevama külgseinaga ja siis tal ongi muster, et oleks niimetatud Road Legal. Miks me selle rehvi valisime oli see, et seda sai 16 tollisena, 16 tolli väljale panna. Ja meil olid 16 korda mingi natukene laiem velg oli, kas mingi 9 äkki või midagi sellist, et sinna sai jällegi mõõtu täpselt ei mäleta, 11,5 äkki oli. 11,5 ET Drag siis. VT Street või kuidas ta on? Ma ütlen ausalt, mõni täpselt ei teagi. See ei ole elusas sellist treffi näinud. Ei, olen. Jah, lihtsalt ma ise olen põhiliselt ainult huusjärje kasutanud, siin ma lihtsalt Mikki Thompsoni neid nimetusi ja seeriad nii täpselt ei tea. Jah, aga siis nimetame seda ikkagi Drag Slickiks. Et Drag Slick oli all 16 tolli ja sellega siis 10.7 ja sellega kahjuks siis seal jälle sellel autol ka sidur nagu ütles ülesse. Jah, aga ma mäletan väga hästi seda pilti, kuidas auto stardib, nii et esirattad on maast lahti. See tähendab seda, et pidamist on ja jõudu on ja siis pole imet, et sidur, et targem annab järgi, jah. Oota, aga kas siis Jevgeni sõitis selle sinu autoga terve hooaja või pikemalt? Meil oligi selline idee, et ta nagu mõned üksikud esimesed hooaja üritused nagu teeb sellega ja siis saame Nissani ehk nagu valmis, aga ei, seal Nissaniga ei on nagu lähedalegi, eks ju, valmis. Ja siis vaatasime, et aga MR-iga läheb päris hästi. Et miks mitte sõita terve hooaeg. Aga B-klass jällegi, tollel ajal see oli nii haigelt kiire klass. Ma just tahtsin, et see oli tollel ajal kõige kiirem klass üldse tegelikult. No okei, jah, seal tegelikult... No absoluutaegadest ta ei olnud kõige kiirem, ikkagi Kuriks ja Vitsud sõitsid kiiremini. Aga nemad olid kahekesi, B-klassis oli nagu
B-klass oli julm. see Seal oli Viljar, Markel, Pulankin, Sausajevs, siis ma ei mäleta, kas Indrek Ando sõitis ka meiega, siis ja Kulno Kägu ja käis Evoga sõitmas. Seal oli veel mingisuguseid autosid, mis mulle kohe ei meenu. Oranž Kopikas sõitis sedasama klassi, aga seal ta oli ju mingi 12 sõitis, ehk siis ta seal nagu konkurentsis üldse ei püsinud. Ilmars oli ka väga kiire, mingi hetk Viljar oli kiire, Jaa. eks ju, ja Markel, noh, tegelikult kõik olid kiired. Ja siis korra segan veel, ja- ma veel mäletan seda, Henri Puhmas sõitis seda klassi oma Audi 90, 80-ga. ja mingid üritused ta käis, Jaa. aga ta ei sõitnud minu arust tervet hooaega. No okei. Et ja siis mingi aasta, ma nüüd ei mäleta, mis aastal me täpselt selle, 2008 ilmselt. Tuning Fitz oli 2008. Et siis sai see Kaido Krummi BMW, oranž BMW valmis meil. Ja see oli major tujurikkuja meestele. See oli selles klassis Eesti esimene ja ainukene tollel ajal suure rattaga. Suure ratta 4 lingiga. Jah, noh, 4 lingiga, et muud moodi ei saa, aga suure rattaga B-klassi auto. Müstika. Oota, aga sinu MR-iga on see, et siis Jevgeni sõitis sellega ka 10, 10-7. 10-7, aga sa ise See oli siis, mina olen ka sõitnud, jah. okay. See oli 2009, 2008, 2009, midagi sellist. Okay, siis kui See oli- Jevgeni õige auto oli valmis juba. Ei olnud vist veel, aga siis, kui oli põhihooaeg läbi, Estikad olid läbi ja siis oli Tartus mingisugune üks träägiüritus veel, mis ei olnud Estikate etapp. Ma ei mäleta, mis väiksemat sorti võistlus see oli, 2 päeva, 2 erinevat võistlust oli nagu, või siis mingil põhjusel oli 2 päeva. Ja ma sõitsin seda veel nii kavalalt, et ma sõitsin seda MR-iga, ma ei tea, kas mul oli see kiirendamise isu, nälg nagu nii suur või miks, aga mul oli tollel hetkel veel paik ka. Ja ma läksin korraga sõitma nii autoga kui paigiga. Okei. Ja siis seal autoklassis ma sain finaalini välja, seal ei olnud väga kiired autod, välja arvatud üks, kes oligi Henri Puhmas, mingisuguse, nagu ta ise ütles, Romula tükkidest mingisuguse auto kokku pannud, see sõitis ka minu arust mingit kõrget 10 või madalat 11, eks ju. Ja ta puhtalt reaktsiooniga võitis ma ära finaalis, et ma sain talle kogu aeg lähemale, aga järgi ei jõudnud, rada sai otsa. Ja no ma ise sain selle autoga ikkagi 10-9 kirja. Okay. Libiseva siduriga, korraks pidin liftima. Ja siis uuesti, peale käiguvahetust kuulsin, et pööre kuidagi ujub liiga palju. Ja siis korraks gaasipedaali tõstsin, võetasin uuesti ja niimoodi sai ikkagi kuidagi moodi 10-9 kirja. Okay. Ma teadsin, et Jevgeni nagu oli sõitnud sinu autoga, aga et tema selle 10-7 sõitis, seda ma isegi ei teadnud. Ma kogu aeg nagu arvasin, et sina olid selle sõitnud. Et ongi see, et ju sinu auto, et siis nagu... Ja huvitaval kombel. No, aga samas nagu sa juba rääkisid, eks ju, esirattad olid õhus, kuskil, ma arvan, 0,5 meetrit kindlasti, aga seda ainult Kiltsil. Tartus, kus ma sõitsin, seal ei olnud sellist pidamist. No, aga see aeg ju Kiltsil juba mingit õrna liimi pandi maha minu meelest. Tuning Fitz oligi see üritus, kus siin poisid ju tegid ka prepist saadet, eks ju. Ja seal ma neile ka kirjutasin, et tegelikult 2008 me tegime juba preppi. Okei, see ei olnud muidugi sellisel tasemel, aga me ostsime 2 suurt vaati VP rajaliimi, rahvas sebis kokku mingisugused vanad slikid asjad, mingi platvorm, või mitte rekka, või traktor, lohistasime, liimisime, nägime kõvasti vaeva ja tuli rekordeid. Sest et jah, see on see sama üritus, mul on lihtsalt nii hästi sellest meeles see video, kus Kaido Krumm sõidab 8-9
oli paremal rajal, vasakul rajal oli Markel Voit. Mõlemad läks stardis ära, Krumm pani ilusti lõpuni, Markelil läks kast laiali ja siis Kristjan Veedler ja Kaarel Oras olid kommentaatorid ja ma ei mäletanud kumb, aga kumbki ütles ka, et Markel seda liimi siia tahtis ja ta selle siia tõi ja nüüd see maksis talle tema käigukasti kätte. Aga siinkohal ma pean parandama sind, sa eksid. Ei, see on see, mis ma videost mäletan lihtsalt. Jah, aga ei läinud kast, Markelil ei läinud käigukast sodiks, vaid siis ta sõitis manuaaliga ja see manuaal, ainukene probleem, mis taga oli selle manuaaliga ükskord Leedus või Leedus vist juhtus meil oli see, et esimeselt teisele sünkrod või muhvid seal olid midagi ja siis me proovisime startida teise käiguga, aga see oli liiga agressiivne ja ei saanud nagu minema. Aga niimoodi, et kast laiali, sellist asja ei olnud kordagi. Ja see, mis Krummi vastu juhtus, oli see, et ta tegi purni ja hoidis liiga kõvasti piires. Meil see mootor käis 9300. Seadistasime seda mootorit, muide mootoridünos Rootsis. Seda juttu ma olen küla pealt kuulnud isegi. Ja 9300 see mootor laulis väga ilusti. Ja ta hoidis brutaalselt piires seda ja seal mul kaanes oli, tänu millele ta nagu nii kõrgele käis ja säilitas seda võimsust lõpuni välja ilusti, eks ju, on see väga kõva kaanetöö, mis me sellega tegime. Ja seal klappide peal olid mul tsiklimaailmast tuntud lashcapid, sellised väiksed mütsikesed, kuna mul oli Ferrea klappi vart natukene pikemaks vaja saada. Ja siis see üks lashcap ühelt silindrilt siis selles kõvas piirajas mahtus sealt välja lendama. Ja selle me leidsime õlivannist üles, võime peale ja uuesti kõik töötas. Et selline asi juhtus, jah. Aga okei, ma ütlen aus, ma olen natukene pettunud vist, aga et ma kuidagi arvasin, teadsin, mäletasin enda arust, et sa oma MR-iga sõitsid nagu rohkem või pikemalt kiirendust. Et aga MR-iga ma olen, mida ma veel sõitnud olen, on kilomeetri sõit Tartus. Ehk siis nii kilomeetri lõppkiirus. Jah, kilomeetri lõppkiirus. Sellega oli siuke lugu, et suvepäeval mingisugusel õhtul reedel panin esimest korda käima see aasta auto, eks ju. Siis käisime mu praeguse sõbra ja töökaaslasega Jevgeniga pesulas purksi söömas ja siis mõtlesime, et kuule, et homme on kilomeetri võistlus, lähme vaatama. Tavai, lähme. Ja siis sellepärast veel oli minek, et mu ka üks endine partner Toomas Tammsalu pidi seal võistlusel osalema. Temal oli siuke auto nagu New Beetle, esivedune 1.8 turbo. Aga see oli väga kurjaks aetud. See oli ka musta värvi või? See oli musta värvi, jah. Musta värvi. Ja et lähme, hoiame pöialt Toomasele, eks ju, lähme. Ja siis, kui ma sinna kohale jõudsin, põrr nägi mind mu autoga, eks ju, ja ütles, et nii, Sam, et kuna sa oled siin, siis sa pead ka sõitma. No ja ma ju alles panin auto pilli eile õhtul käima esimest korda, eks ma ei teadnud midagi, et kuidas seal seaded asjad on, et läksin siis seal kõrval rajal kuskil korraks, viskasin lambdale pilgu peale, mingid klapid no vaata, siis ma olin juba nii pädev, eks mingid klapid pähe, kuulasin, tetot ei ole, segu on rasvane, kärab küll. Sõitsin ja siis 260 tuli tulemuseks ja teine koht. Ja kuidas see mul läks, kellele läksid kaasa elama? See mul läks niimoodi, et ta pani võistluse kinni. Okei, ma mõtlesin, et äkki on veel see, et läksin see mulle kaasa elama, aga päeva lõpuks võitsin. Toomas peale esimest katset ütles mulle, et Sam, ära teisele katsele mine, et ma tahan ka kord elus võita. Ja siis oli, aga tegelikult mul polnud mingit võimalustki teda võita, sellepärast Toomas sõitis 274. Okei. See oli tolle aja kohta täitsa ulme kilomeetri peal. 2009, ma arvan.
no kuule, see on isegi tänapäeval miili peale 270 on juba nagu, miili peal on nagu Jah. viisakas. Noh, Aga see oli kilomeetri jah, peale. ja nüüd võtame 20 aastat tagasi kilomeetri peale 270 kopikatega, see on nagu, see on ikka väga-väga nagu Ja siis oli niimoodi, et 3 katset pidi muide olema. Ja mäletan, et peale esimest katset Põrr ütles, et meil on vist ajavõtuga mingi kala, et ei saa olla, et see New Beetle nii kiiresti sõitis, eks ju. Ma ei mäleta, mis see esimese katse tulemus oli, aga see oli ka, noh, sinna kanti, samasse auku enam-vähem, eks ju. Kujuta ette, esivedune 1.8 New Beetle. Putukas, eks ju. väike kakuke, Jah. aga lendab. Ta ostis selle auto oma naisele kunagi. Jah. Ja seal oli siis meil, mis meil seal oli? Seal oli turbo ja nitro ja kõik jutud olid. Ja Autronic veojõu kontrolliga gaas põhjas sõitis ja täpselt pidamise piiri peal. Okay. Nii ideaalselt töötas. Ja siis peale teist katset, kui oli 274 sõidetud, siis Põrr tunnistas, et ei saa ikka mõõtmise viga olla, et see back-up tuli, eks ju nii-öelda. Ja siis tuli Rahul Liidemann tuli meiega rääkima, kes sõitis Viperiga. Tal oli ülelaetud Viper. Ja V10 turbo. V10, siis tal oli, äkki oli siis kompressor ikkagi, aga ülelaetud ta oli. Ja kujutad ette, vend tuli küsima, et mehed, mismoodi see võimalik on. Tema sõitis 278. Ja meie sõitsime, või Toomas sõitis 274, eks ju. 4 kilti tunnis ainult vahet. Ja siis ma niimoodi naljaga pooleks ütlesin, et tead, Raul, et meil on praegult safe mode alles, et me alles hakkame peale keerama. Ja mis siis juhtus see, et 3. katset ei tulnudki. Aga ei, sealt polnud kuskilt midagi enam võtta, et seal oli niigi rohkem kui maksimum välja pigistatud. Aga tulemus korralik, mul on isegi kuskil siuke foto äkki olemas, kus oli kõrvuti nagu Viper ja siis Beetle, eks ju. Noh, vaatad neid 2 autot kõrvuti ja mõtled, et nagu on nagu klassi vahe nendel. Ja siis samasse auku, eks. See oli põnev, jah. Et lõppkiirust olen sõitnud sellega veel ja rohkem ma kiirendust ei ole sellega sõitnud. Näed, see on täpselt jälle see sama, et eeldamine on kõigi ema. Mina eeldasin lihtsalt, et sa oled sõitnud selle MR-iga oluliselt rohkem kiirendust ja oluliselt pikemalt ja just selle 10-7 oled ikka sina sõitnud, et Polankin nagu korra laenas autot, aga näed. Aga see kord oli terve hooaeg. Jah, üks võistlus, üks aasta, üks hooaeg, üks. Aga ja üks võistlus, kus juures ta B-klassis sai MR-iga, siis Jevgeni, sai 2. koha. Ta sai finaalis sõitis, see oli Tartu või Pärnu, ma arvan, et see oli Tartu. Ja finaalis ta sõitis Krummi vastu. Ja Krummil oli tollel hetkel auto oli poolik. Tal käigukastil oli ainult 2. käik. Ja ta ei saanud nagu koha pealt hästi minema. Ja siis start, eks ju, mõlemad võtsid väga hea reaktsiooni, võrdse reaktsiooni enam-vähem ja kujutad ette, Krumm jõudis järgi ja täpselt niimoodi, et seal mingisuguse 1000-ikega võitis. No ehk siis joonlaud oli finišis lapiti nagu kiire juures. Midagi sellist. No ma kujutan ette, et ma lihtsalt mälupildis, et kujutusvõime on hetkel see, et kuna Krummil see 2. käik libises, siis jah, suures likiga esimest ei olnud üldse, ainult 2. oli. Jah, aga see, ma arvan, et see esialgu lohiseb korralikult. Aga ta ikkagi turgutas seda kõva nitroshotiga. Aga kas siis see väikse rattaga MR siis hüppas stardis ju korralikult eest ära? Ei, tal oli väga kõva see edumaa, jah. Aga just jõudis järgi täpselt, kiiruste vahe oli ilmselt meeleta, sest Krumm sõitis 250 pluss lõpukiirusi. Okei, mitte ainult 2. käiguga võib olla, aga see lõpukiirust, kui palju see mõjutab, ma ei tea.
ikka mõjutab. Pigem Rada on lühem. sul on rohkem aega, et hoogu koguda ja pigem on see, et lõppkiirusel väga suurt vahet ei ole, vähemalt minu kogemuse järgi, et jõud ikkagi näitab ära selle, palju sul lõppkiirust on, aga aeg on see, mis on siis see seadevärk. Yeah. Aga ma kujutan ette ka, et siis see MR, kui sealt finishist üle, siis see kruum oli ja nagu püssikuul pani mööda, jah. Et MR-i lõpukiirused olid 210 kanti. Mõtled küll, et 40 kilomeetrit tunnis see pole midagi, aga 210 versus 250, siis see on ikka väga palju. Ma olen sama asja kogenud täitsa ise. Okay. Et nüüd jõuamegi võib-olla sinnamaale, et ongi sobiv sellest rääkima hakata, kui läks palju aastaid mööda, kui me minu kiirendusest räägime edasi, eks ju, siis 2009 vist oli see, kus ma sõitsin MR-iga viimati ja siis nüüd oli 2024. Ei on hästi. Jah, ehk siis 15 aastat eks möödas. Et mõtlesin, oli eelmise aasta viimane kiirendus Wildcards. Mõtlesin, et aga miks mitte minna sõitma. Et mul oli sobiv auto olemas Super Street klassi jaoks. Super Street, nüüd on kõik muutunud, nüüd on indeksi klassid. Super Street on meil 10-9 klass, 10-9 indeksi klass ja tänapäeval siis tänavaautod on nii kiireks muutunud. Natukene järgi aidata juba sõidabki 10-9. Et mul igapäevaauto on võimeline 10-6 sõitma, siis ma vaatasin, et 10-9 sobib hästi, lähen proovin. Ja Super Street ilmselt kõik, kes kiirenduse huvilised on, teavad, et kui stackitud see klass on. Yeah. Et seal on mingi suurusjärk 16 sõitjat ja enamus sõidavad seda indeksit. Yeah. Et ja ma suutsin kuidagi kvalifitseeruda lausa 4. Et paari stardiga sai sätitud sinna 10-9 kanti ennast. Esimese stardiga sõitsin lõhki ennast, siis natukene võtsin hoogu maha ja siis oligi seal 10-9 piirimall juba. Eliminaatoris siis esimene voor oli lihtne ja teine just nagu minu mõttes oli ka nagu kõik läbi mängitud ja suht lihtne pidi olema. Minu vastane oli Joeldam esiveduse Volvoga. Et ma vaatasin, et ma pean tegema sellise täitsa tavalise Harju keskmise sõidu, eks, et ei pea midagi hullult riskima. Ma võtsin normaalse reaktsiooni, tegelikult natukene aeglasemalt sõitsin, kui oleks vaja, aga see poleks mind niikuinii päästnud. Sellepärast, et see mees tegi nii kihvti asja, et ta sõitis ajaks 10.9, 0, 0, 0, 5. Mis oli ühtlasi tema isiklik rekord, ta keeras kõik kraanid lahti, ta ei ole ise nii kiiresti sõitnud ja siis nagu nii lähedale indeksile ka. Ma olin kindel, et vend sõitis lõhki, sest et nüüd mul tulebki see sama kogemus, mis me rääkisime kiiruse erinevust nagu lõpus, eks ju. Et minul oli ma kuskil 190 peal lasin gaasi maha, 180 kuskil ja see vend tuli 220-ga. Ehk siis 40 kilti tunnis oli kiiruse vahe ja ma vaatasin peeglist, kui kiiresti see auto läheneb. Esiveduna, et ta kogub kiirust raja teises otsas. Et seal ongi nagu mõeldud, et koha pealt ei saa minema, aga siis on vaja palju jõudu, et see kompenseerida. Ja Joel tegi sellise upseti mulle. Et 10.9.0 sõitis tema ja siis ma langesin sealt välja. Selle sama kiiruste vahega hea sõber Mati Põld kunagi rääkis ka, et oli superfinaalid ja ta sõitis ühes ringis Ketlin Semidotski vastu. Ja Ketlin oli vist see, et sõitis Subaruga, ma nüüd Ketu ära pahanda, ausalt ma ei mäleta, aga kas oli 13 või 13 tuuri äkki oli Ketlinil see Subaru aeg ja Mati sõitis see, et kui valge Audiga 9. Mis klass see siis oli? Ja superfinaalid. Okay. Nii.
tulid foori taga, Kettinen läks roheliseks ja pani minema. Mati istub, noh, ja suuresti 4 sekundit, ütleme, oli see vahe. Istub ja praeb, nii kui tuld nägi, läks minema. Ja mõtles ka, et see Subaru oli nii kaugel, et see ei ole võimalik, vaata, noh, et kaine mõistus sa oled harjunud, et kui nagu vastane on niimoodi, et siis ei. Ja siis lappeb, ütles ka, et siis enne finišit läks veel ilusti mööda ka ära, et lihtsalt see ongi see, noh, Mati ju Audiga vajutas 260, 70 lõppkiiruseid, vaata. Noh, raju. Ei, 250, 260 ja 9 sekundi auto versus siis nagu tavaline tänava autona. Siis ta ütles ka, et lõpuks oligi see, et esimesed 200 meetrit tundus, et ma ei saa kätte teda. Ja peale 200 meetrit vaatasid, et nagu hakkab juba looma. Ja siis enne finišit see oli lihtsalt niimoodi mööda. No. Aga nüüd käisid oma tänavaautoga kiirendusel ära. 24 aasta wildcard finaalidel. Kuda nüüd on? Tead, tunne oli hea, mulle meeldis see seltskond Ilmaga oli tegelikult oli ühtepidi oli kehvasti, ühtepidi oli hästi. Nii ja naa, eks ju. Aga see seltskond ja see kogu action, mis seal toimus, üritus ise oli ka minu arust päris äge. Et mulle väga meeldis ja see tekkis nagu selline idee, et äkki prooviks. Hakkas kipitama? Ei, mitte kipitama. Okay. Sellist tunnet ei ole, et ma nüüd öösel magada selle pärast ei saa. aga selline mõte lihtsalt tekkis, et 20, noh see praegune hooaeg, et miks mitte sõita terve hooaeg kaasa, et tahaks nagu, noh, jäi nagu puudu sõita. Oleks tahtnud paar starti võib-olla veel teha, et ma vaimselt valmistusin juba järgmiseks stardiks peale Joelit. Et mitte, et ma alahindasin teda, eks ju. Aga ma lihtsalt realistlikult, matemaatiliselt vaatasin. No jah, kui sa võtad kas või eelmise ringi timeslipid ette, et ma lähen temaga vastu, ta sõitis niimoodi. Joel oli see, et mingi 11, 3, 4, midagi äkki vist, kui ma õigesti mäletan. Sinul oli 10, 9, noh, 1+1, pigem punast ei võta ja lähme nagu kindla peale. Ja siis ma vaatasin juba nagu tegelikult nagu järgmist vooru juba, mis oli minu jaoks juba nagu väga kõva pähkel, eks ju. Rait Lember? Ei, mitte Rait, mitte, Lember ikka. Sten Lember. Sten. Ja, Firebird. Ja mingi selline. Aga see vend võtab ulme reaktsioone. Ja tihti peale sõidab lõhki ennast, eks ju. Ma millegi pärast arvasin, et temaga, kui ma, noh, realistlikult ma hindasingi, et temaga lähen E3-s nagu sõitma, siis ma mõtlesin, et temaga me ilmselt sõidame mõlemad lõhki. See on see, et kui kiiver sulgub, siis ka ühtepidi mõistus kaob ja kui te olete mõlemad ninapidi, siis ongi see, et isegi kui sa tead, et on oht lõhki sõita, siis nagu teistpidi on see, et mingisugune alateadus ütleb seda, et aga nina peab eespool olema. Et jah. Aga siis nagu selline mõte tekkis, et ma ei tea, las vaatajad kirjutavad kommentaaridesse, kas tahavad mind näha rajal või mitte. Kui minu arvutused nüüd paika peavad, siis see osa peaks välja tulema suurusjärgus juulikuus. Okay. Siis nad ei saa kaasa rääkida. Et siis nad saavad kaasa rääkida, et kas Sam on sõna pidanud ja on kaasa sõitnud ja kuidas läinud on. Ma arvan, et me mõlemad saame ka alla kommenteerida, kuidas ja mis on läinud. Davai, no siis ega ma arvan, et ma sõidan. Põhiline, et auto toimiks, et ma ei peaks sellele palju aega kulutama, sest et mul hetkel on see MR2 ehitamine nagu olulisem. Et PEM-iga või tänavaautoga siis kiirenduse sõitmine oleks siuke for fun. Me ei ole nagu mingit sellist eesmärki, et ma pean seal võitma või midagi kindlalt saavutama, aga kindlasti on hammas verel ikkagi ka, sest et mis ma sinna niisama lähen, eks. Et ikkagi üritaks seal nagu ja nagu rääkisime siis Superstreet, endiselt nagu siis Superstreeti läheks 10-9-sse, et seal on väga kõva konkurents, väga-väga kõva konkurents. Sellest on üks väga-väga äge klass kasvanud. Ma mäletan, kui 2018 oli mul esimene täishooaeg, siis ju alustasin Superstreetis ja
äkki siis oli hooaja peale kokku 7 või 8 autot. Äkki niimoodi, et ma sain ühe korra poodiumile, aga siukse nagu igal võistlusel kohapeal olemisega, natukenegi millegiga saavutamisega, siis ikkagi punkte kogunes nii palju, et sai see 3. koht ära vormistatud. Aga tänapäeval Superstreetis ei. Seal sa pead ikka olema 10, 9, 11, 0, et olla niinimetatud konkurentsis. Jaa. Aga proovime, vaatame. Aga korra sinu MR-ist veel nii palju ka vaatajatele, et Sam ehitab nüüd lihtrahvakeeli MR-ist Time-Attacki autot. Nii lihtkeel on seda nagu mõistlik öelda, et minge jälgige Sammi Instagramis, ta vahest ikka natuke näitab seal, mis ta on autoga teinud ja kuhu see areneb, et seda on nagu tehnikahuvilise inimesel on ikka lust vaadata, et see puhas kätetöö ja need nagu erinevad lahendused, mis seal ja kuidas tehakse. See on jah natuke teistmoodi, et seal on jällegi hästi palju inseneeriat ja aga miks just nagu ka see rajasõit, eks ju, Time-Attack tegelikult, see on ka minu arust nagu Jaapanist tulnud ala, eks ju, et see on siis, kes ei tea lühidalt, kui ma võin. Jah, loomulikult. Et see on siis ringrajal üksinda või ei ole ühistarti, et ühe auto kaupa piisavate vahedega maksimaalselt kiire ringi aja saavutamine. No minu jaoks ühtepidi Time-Attack on kui, see on minu jaoks kui kurvidega drag race. Sest et seal on samamoodi, et sa saad minna auto ehitamisega täiesti hulluks, sul on mõnes mõttes sul ei ole reeglid ees, samamoodi sa pead olema automehaanikuna, insenerina väga heal tasemel ja siis on see, et sa saadki selle väga sõgeda autoga minna ulmekiirustega ja siis veel natukene rooli ka keerata. Aga sa ütlesid väga tabavalt ja see täpselt nii ongi, et kui praegult vaatad näiteks Austraalias peetakse, ma täpselt seda võistluse nimetust ei oska sulle nagu öelda, aga Austraalias on see nii-öelda mingi World Finals või mis iganes Time-Attacki finaal, eks ju, Austraalias, siis neid autosid võibki kirjeldada kui drag racingu pill, millega sõidetakse kurvi, sest et seal näiteks võiduauto on Porsche baasil ehitatud, kas oli äkki 964 oli see kunagi, millest on ainult nimetus jäänud ja see on 4-pütane 2000 hobujõudu. Nad ise räägivad, et on 2000 hobujõudu. Okay. Et sellised autod nagu sõidavad siis nagu kurvi. Ma olen natukene jälginud ka seda sama just mingid videosid sellest Austraalia Time-Attacki asjast, et ongi see erinev kontingent, mis seal nagu autosi koos on, see on nagu, see on sõge, et nagu, kui me võtame Ameerika drag racingu, siis see on nagu pigem on suht reeglina ikkagi Ameerika autod, V8 asjad, siis jah, nüüd on Ameerikas, nüüdseks on see väga suur see importskene, need seal omavahel jagelevad, et aga kui me võtame Eesti või siukse Ida-Euroopa drag'iskene, siis mis ongi äge, et siin on nagu läbisegi kõike. Siin on Big Block Nitro, siukene by the paper või by the nagu drag race book, siukene õige kiirendusauto, siis kõige lihtsam näide ongi Joel Tamm esiveolise Volvoga ja siis täiesti niinimetatud tänava legaalselt põhimõtteliselt suuresti stokkautod, mis sõidavad ka kiiresti ja neid nagu erivariatsioone on tegelikult nii palju meie, kas või siin väikses Eestis vaata. Ja seal nüüd, kui vaadata seda Austraalia Time-Attacki, siis tekkis natukene nagu sama efekt, et sul on nagu täiesti nagu hästi palju erinevaid autosid, ongi soomlased see R8, sama Porsche, mis sa rääkisid, Ameerikast Corvette, mis ei ole nagu tegelikult väga nagu kurvi auto, on ju. See Corvette on väga-väga hea. Ja ma tean, sõit ja. Ja aga just ongi seda autod nagu. Ja Ameerikast on üks auto veel, Ryan Turk, Supraga. Et ongi see, et see lihtsalt pilt on nii kirju, et need eri lähenemised, jah, mingid asjad, füüsikaseadus on füüsikaseadused, aerodünaamikad asjad on ju, aga et just see nagu, mis eri platvorme, eri lähenemisi, ja siis nad kõik on seal nagu sõidavad ja siis sa vaatad ka seda, et see on nagu, see on heas mõttes sõge. See on. See on.
Tavaliselt me saate lõpus küsime ühe küsimuse, aga seekord me ei küsi seda. Ja te saate varsti ka teada, miks me ei küsi seda küsimust. Sest et Haril said küsimused otsa. Ei, sest et meil on Sammiga veel nii palju rääkida. Aga mina väga tänan Sammi. Mina väga tänan teid vaatajaid ja kohtume juba järgmine kord.